tere tulemast Entreprenööritajate podcasti. Täna on meil hästi väärikas ja hästi põnev inimene külas, nagu ikka. Meil on Pille Sõrmus külas ja Pille, sinu kohta lugedes mul läks silm ees natukene kirjuks, et sa ikka tegeled hästi palju enesearenguga, sa oled kooli asutaja, ma saan aru ka lasteaia asutaja. Et võib-olla sa ise mainid paar sõna, et kuidas sa iseennast täna kirjeldad? Täna ma kirjeldan ja tere tulemast kõigepealt muidugi. Täna ma kirjeldan ennast selliselt, et ma lihtsalt teen. Et ma tunnen, et ma järgnen sellele, mis ma pean tegema ja ma olen lahti lasknud sellest mõtlemisest, et kuidas see peab olema ja kuidas edukas ollakse ja kõik see jutt, mis võib-olla mingi aeg on mind nagu saatnud või ma olen otsinud, et kuidas elada, siis täna kui ma ei tea, siis ma vaatan, kuhu mu jalad lähevad ja siis ma olen täna siin. Ja kus sinu jalad täna on? Hetkel ongi siin. Hetkel ongi siin, Jah. et kohe niimoodi nagu, et kohe Jah. et tõesti, et see Eckart Tolle siin ja praegu kuidagi tuleb mulle kuidagi kohe meelde, et tõepoolest täna me oleme siin salvestusel. Väga hea. Aga natukene sinu kohta siis lugedes lugesin, et teekond algas siis peale pedagoogiks õppimisest. Kas on nii? Võib-olla küll nähtavalt, aga tegelikult ma olen võib-olla nüüd üle 40-sena ära tundnud ennast jälle sellena, et kuidas ma olin lapsena. Ehk siis ma olen nagu mingis mõttes jõudnud, mulle tundub, endasse tagasi. Ma olen lihtsalt käinud ühe ringi, ma olen õppinud, ma olen otsinud, ma olen nagu teaduspõhiselt uurinud, ma olen nagu vaimset poolt uurinud ja siis täna ma järjest rohkem tunnen ära, et ma olen seda kogu aeg teadnud. Ma nüüd lihtsalt tean paremini, mida ma tean. Aga see lapsena see mingisugune nagu taju, mis mul oli, mingi terviku taju, et mul oli kogu aeg tunne, et midagi on veel ja see ei ole kunagi kõik ja alati nagu oli kuskil midagi veel, mida ma nagu tajusin, aga ma ei osanud öelda, siis täna ma saan aru, et see kõik ongi nii. Ja ma saan olla nagu sellest nii vaba, et ma tean, et maailm on nagu nii täiuslik ja ma lihtsalt võin selles kulgeda. Meil on ettevõtluse podcast ja on ka huvitav siis nii-öelda kokku panna seda, et kes see ettevõtja siis on tegelikult, eks ole, et see on üks vaba inimene, kes teebki, mida ta tahab teha, mis on tal hinges siis alati olnud, et nii nagu meil ka Greta siin täna istub, et ta on ka meil hingelt ikkagi väga selline ettevõtja hing, et kui palju ma olen teda tundnud, et aga sinu teekond siis ettevõtjaks ja üldse, kuidas sa seda sõna ettevõtja üldse näed? Mulle tundub niimoodi, et minu puhul vähemalt ettevõtlus on tagajärg. Et ei ole võimalik teha seda asja, mida ma teen, ilma et ei võtaks ette. Mul on kogu aeg on selline nagu tung nagu teha või mul on nii palju mõtteid ja mul on nii palju unistusi ja siis see nagu nii sütitab mind, et ma lihtsalt hakkan pihta. Ja mul tollel hetkel on tavaliselt üsna ükskõik, kuidas see läheb, et ma nagu lihtsalt naudin seda, mida ma teen. Et mul tuleb hea mõte, siis mulle meeldib see mõte ja siis ma lähen sellele järgi. Ja see ongi lihtsalt kogu ettevõtlus, mida ma teen ja siis see, et mingil hetkel on vaja teha mingid juriidilised kehad selleks ja raamatupidajad leida ja et see lihtsalt on see, mis tuleb siis nagu juurde. Aga ma ei ole määratlenud ennast mitte kunagi selliselt, et ma olen ettevõtja ja nüüd ma hakkan ette võtma, vaid pigem on ikkagi see, et ma teen, mida ma teen ja siis juhtub ettevõtlus. Ja ma vist ei saa mitte ettevõtjana töötada või olla. Näiteks ma kunagi töötasin marketis kassapidajana, mulle tohutult meeldis. Mul klientidega oli väga hea suhe, ma olin kiire, ma suutsin kotid ära pakkida, mulle tekkisid oma kliendid, kes olid nõus järjekorras ootama selleks, et seda teenindust saada. Ma tõeliselt nautisin seda ja põhimõtteliselt võiks siin olla kassapidaja. Ja ma ei saanud sellepärast, et mul kogu aeg nagu tuli, et kuidas saab paremini ja mis on veel ja mul oli kogu aeg nii palju ideesid, see ületas kõik kassapidaja volitused. Ma ei saanud olla rohkem kassapidaja. Ma pidin järgnema jällegi siis enda sellele nagu sellisele nagu elevusele, mis mind siis kutsus jälle kuhugi edasi. Ja see ongi see, mis on
mille tõttu võib-olla see ettevõtlus on juhtunud. Ma nagu süvenen, ma pühendun ja siis ma ei saa, mul tulevad ettepanekud, mul tuleb suur pilt ja ma ei saa nagu sellega midagi muud teha, kui ma pean seda lubama. Kas sa võiksid öelda, et ettevõtlus kui selline on nagu, ütleme, ta on üks ilus sõna, aga see definitsioon võib-olla tähendab sellist tohutut vabadust teha, mille järgi sul tegelikult sisemiselt poolt on nagu, kuidas ma ütlen, mina ise olen kirjeldanud seda niimoodi, et see on nagu mingi sisemine Mhm, sügelus, mhm, et nagu ma ei saa muidu mitte teha või mhm, nagu, kuidas sa saad mitte näha seda, mis tahab mhm, sulle nagu mhm, justkui näidata, et see on mhm, võimalik. mhm. Jaa, vist küll. Ja siis, mis ma olen ka nagu tähele pannud, et mingi surve justkui on, ole Mhm. vaba ja ole ettevõtja ja tule töölt ära ja tee seda ja kolmandat. Siis ma ettevõtjana olen olnud ka tööandjaks kümnetele ja kümnetele inimestele ja ma näen nii palju inimesi, kes armastavad seda, et keegi on ette võtnud ja nemad saavad tulla ja nemad saavad teha selle töö ära 8-5 või muul ajal ja siis nad saavad palga ja siis nad saavad puhkuseraha ja nad saavad kõik oma elu planeerida selle järgi ja neil on nii hea olla. Ja kui nad peavad hakkama ette võtma, nad peavad mõtlema, et nad teevad midagi valesti, sest kõik on ettevõtjad, et nad peavad ka nüüd ennast leidma ja mingeid asja. Nad on seal juba ennast leidnud, neil on hea olla. Mhm. Ja minu meelest see ettevõtlus ei peaks nagu olema mingi surve, vaid pigem peaks nagu tähelepanus hoidma seda, et mida hing tahab. Mõlemat Jah, pidi on okei, jah, et sa ei pea saama jaa, ettevõtjaks, et väga jaa. paljudele meeldib ka see struktuur, Mhm. mida teised inimesed loovad nende Mhm, jaoks. mhm. See on nii turvaline, see on hea ja minul ei oleks ettevõtjana mitte midagi teha, kui ei oleks neid inimesi, sest mina ei viitsi teha seda 8-5 asja. Mhm. Mul ei tule see välja. Kuidas sul see teadmine tuli või kuidas sa tundsid, noh, sa ütlesid ka, et sa juba lapsena tundsid, et sa oled tervik ja noh, et midagi on nagu, et sa otsid midagi ja sa üritad sinna suunas nagu liikuda, on ju, aga samas jälle, mis hetkel, ka sa täna tagantuletuvalt, ütleme, sa ütlesid 40+, eks ju, et mingi ajaetapp, mingisugune periood su elus, sa olid tõenäoliselt mingisugust, ma ei tea, kas võib niimoodi öelda, kas ma teen liiga, kui ma ütlen, et natukene nagu valelikku elu elanud, et kui noh, selles mõttes jutumärkides, et justkui see mingisugune ühiskonna struktuur oli nagu selline, kus sa mõtlesid, et okei, ma lähen seda teed pidi, kuidas nii-öelda ühiskond tahaks, et ma läheksin. Miks ma seda küsin, on sellepärast, et mul on alati see tunne olnud, et ma olen nagu sihuke mässumeelne ja ma tunnen, et nagu see asi, mis teile töötab, minu jaoks üldse ei tööta ja ma olen seda nii-öelda seda mängu kaasa mänginud mõnda aega, kuniks ma siis ikkagi sain aru, et mul on nii ebamugav, et mulle töötab midagi muud. Kas sa said seda sellest aru, kui sa hakkasid näiteks, lugesin su kohta eile, et õppisid näiteks keemiat, need on väga nagu kaks äärmust mõlemast maailmast. Et kuidas sul see ajatelg jooksis, et jõuda siia, kus su täna su jalad tõid, eks ju? Mhm. Mul on see suurem pilt olnud nagu kogu aeg kaasas, ma tunnen, mingi teadmine, mingi sügavus, et see, mis on nähtav, et see ei ole kunagi kõik. Mind on see kogu aeg nagu saatnud ja teinud kuidagi hästi avatuks ja uudishimulikuks ja julgeks. Et ma ei ole ka kartnud teha asju, mille suhtes mul ei ole võib-olla väga õiget tunnet olnud. Ja näiteks ma kunagi õppisin kinnisvaramaakleriks, ma maksin mingi raha selle kursuse eest. Ma nagu töötasin, samas mul oli tunne, et siin nagu kõik ei ole nagu päris kooskõlas, aga mulle tundus, et ma pean seda tegema või ma pean seda proovima. Mul ei tulnud mitte midagi välja sellest ja tegelikult ma ei ole üldse see tüüp, mulle ei sobi üldse see töö. Aga ma sain teada, et see mulle ei sobi Mhm. ja see oli nii väärtuslik teadmine, õppida ennast tundma ka selle kaudu, mis mulle ei sobi. Et siis selles mõttes noh, ma ei saa öelda, et need asjad, mis ma olen teinud ja mis ei ole tegelikult mulle sobinud, et need on olnud mulle kahjulikud, vaid pigem on need andnud mulle palju parema pildi sellest, et kes ma olen ja mis ma tahan ja mis ma teen. Ja see, mul ei ole sellist lineaarset teekonda olnud, et oli nii selline etapp ja selline etapp ja selline etapp, et pigem on need etapid nagu olnud kogu aeg minu elus ja täna ma teen ka vahepeal midagi, ma võtan vastu võib-olla mõne kutse, kus ma tunnen, et no ma ei tea, aga mul on nii huvitav proovida seda, et kas see siis nagu on minu asi või ei ole minu asi. Ja, ja siis ma saan teada ja ma saan ju iga kell lõpetada selle, mida ma ei taha teha. Mhm. Ja see on nii äge minu meelest, see vabadus. Justkui nagu oskus öelda
alguses sellele kahtlevale nagu küsimusele ja, ahah, et sa pärast saaksid aru, et tegelikult oli see kogu aeg ei, aga mhm, just see kompassi sättimine, et okei, see ei töötanud minu jaoks, nüüd ma mhm, tean, mhm, et see on jälle sihuke elukestev õpe, mhm, nagu öeldakse, et mhm, võib-olla sellepärast öeldakse, noh, et vanaemad ja vanaisad ütlevad, et teil õpid terve elu, mhm. aga ikka sured lollina. aga ma juba mainisin, et natukene küsisin selle kohta, et te olete siis ka õpetaja ja oled olnud ja oled praegu ka. Et mis sind siis innustas minema ülikooli pedagoogikat õppima, et mis kuidagi info kuidagi jõudis sinuni, et just see võiks olla see? See oli miski, mida ma teadsin teisest klassist alates. Mul on meeles, et ma olin õpilane ise ja ma teadsin, et ma saan õpetajaks. Ma väga tahtsin või kuidagi tahtmine ei olnudki õige sõna. Äh, Mul nagu see kõlas kuidagi minu jaoks hästi, et mul oli selge, et ma õpetajaks õpin. Noh, võib-olla ei ole see ka imestusväärne, kui suguvõsas juba on nagu õpetajaid ema ja isa poolt, et see mingis mõttes oli loomulik. Ja nüüd, kui ma olen siis 20 aastat olnud noh, muuhulgas ka õpetaja, siis ma saan aru, et see oli nagu väga oluline nagu selline osa minu teekonnast või missioon, mis ma pidin tegema. Ja tänaseks ma tunnen, et nüüd ma saan liikuda edasi, aga võib-olla ma ei oleks saanud liikuda edasi, kui ma poleks seda teinud, seda õpetaja asja võtnud ette. Ja sellest sündis ju palju, sellest on sündinud kool ja lasteaed ja koolitused ja jällegi mingi, mis mind nagu hästi kõnetab, mingi selline nagu inimese tundmine. Et ma olen nii palju inimestega teinud tööd, sest mis on veel õpetamise juures nagu huvitav, et õpilased ei ole kunagi üksinda koolis, et neil on alati vanemad ja tegelikult on klassis 3 korda rohkem rahvast, kui me arvame. Ja kuidas need dünaamikad kõik mängivad ja töötavad ja see on lihtsalt minu meelest nii vaimustav. Ja ma olen selle 20 aasta jooksul korduvalt koolist ära tulnud. See on alati lõppenud sellega, et ma olen seal tagasi. Ja ma ei tea, kuidas see nagu seekord lõpeb, et noh, hetkel ei olegi lõppenud, ma olen õpetaja 1 kord päevas või 1 kord nädalas. Aga ma tunnen, et ma ei saa olla nagu kogu aeg õpetaja, ma pean tegema midagi muud, aga see on mingi, mis on väga oluline osa minu nagu missioonist olnud. Kas see, et ka kooliõpetaja tähendab, et sa oled ju lastega. Kas Mhm. sul kuidagi see, et sa oled lastega nagu nii palju olnud ka ümbritsetud, kas see kuidagi oli ka sulle on nagu olnud oluline osa? Mm. Või just pigem see dünaamika, nagu sa just mainid, Mhm. et klassis on võib-olla 10 õpilast, aga tegelikult on 30, sest on ka ema ja isa. Mhm. Mina tahan, kuna meil on ka kuulajaid, kes võib-olla ei saa aru täpselt, mis te mõtlete selle all, et palun emba-kumba teist. Kas te tahate seda mõtet laiendada, mis see tähendab? Tegelikult füüsiliselt ju ei ole klassiruumis ema-isa ka. Ja mis sa selle all mõtled? Ma tegelikult tahtsin peatada sind sellel mõttel, aga Rita jõudis vahele küsida, aga et Mhm. mis sa selle all mõtled? Mina saan väga hästi aru, aga võib-olla mõni inimene veel mõtleb, et mis asja, mis Mhm. ajast vanemad kaasas käivad. Mhm. Sellepärast, et lapsed on vanematest tehtud ja need koostisosad on alati koolis lastega kaasas ja me peame austama vanemaid. Me peame nendele jätma nagu esimese koha. Nad on laste jaoks number 1. Et me õpetajatena ei saa kunagi võtta, et meie paneme nüüd ukse kinni ja meie siin nüüd õpetame ja teie ärge sekkuge siin, vanemad, ja et kui me lähme seda teed, siis me lähme konflikti ja lastel on paha olla ja on distsipliiniprobleemid ja ja õpetajal ei ole ka hea olla, et midagi on valesti. Me peame alati kummardama nende vanemate eest, et kes on need lapsed toonud meile, ja kui meie saame vanemate ees kummardada ja öelda neile jaa, et aitäh, siis vanemad saavad meid usaldada ja see koostöö saab olla hoopis teistsugune. Et see, et me ei saa nagu kuidagi õpilasest vanemaid eraldada, et õpilased või lapsed on sellise nähtamatu nabanööriga, kui seotud vanematega alati. Ja iga kord, kui me töötame õpilastega, siis see sealt nabanööri kaudu jõuab alati vanemateni. Ja nad on väga tundlikud selles suhtes, et kui õpetajal on lapse kohta öelda võib-olla midagi, mis ei ole
meeldib kuulda, siis vanem paratamatult kuuleb, et see käib tema kohta, et ta on ebaõnnestunud ja seda tuleb nii austada, et see niimoodi on. Ja see tekitab ka selle klassis selle tunde, et ma pean olema väga tundlik ja noh, just nimelt austav selles suhtes, et see, mis minu ees klassis on, ei ole lihtsalt hulk 14-aastaseid, vaid seal on nii palju dünaamikaid ja nii palju nagu tundeid ja nii palju armastust ja nii palju inimesi ja seal on kõike palju rohkem kui see, mis on statistika. Ma küsin lihtsalt sult vahepeal, et ma saan aru, et suures klassis näiteks, kus on ütleme linnakoolides on ju, kus sul on meeletult palju rahvast, no siis sul on ju 100 inimest toas põhimõtteliselt, eks ju, et õpetajale, kuidas sina oled näinud, et kuidas seda nagu stigmat murda natukene, et õpetaja tõesti paneb näpud ja joon nagu laua servale, joon lauaga, et kas sa oled näinud, et näiteks Waldorf koolide nagu populariseerimine on aitanud sellele asjale kaasa? Mu esimene vastus on see, et ma arvan, et seda ei pea murdma, vaid et see ongi isiksuslik areng. Et jõuda selleni, et me ei pea kellegi sõrmi kuhugi panema ja joonlauaga viputama, et see ongi see töövahend. See ongi see, mis tegelikult minu meelest koolis ja kasvatuses toimib ja Waldorf koolides ma lihtsalt näen seda palju rohkem, et mida see Waldorf tähendab, räägitakse, et metoodika või asi, see on ainult väike osa sellest, et jaa, on mingisugused nagu suunad ja põhimõtted ja väärtused, et mis siis on Waldorf pedagoogikale omased, aga tegelikult see ei ole meetod, vaid see on just see, et õpetaja teeb endaga tööd, et õpetaja iga päev küpsetab ennast ja kui tal on konflikt õpilasega, siis ta vaatab, et mis minus on, et selline asi sai juhtuda. Et see, mis mind Waldorf pedagoogika juures hästi võlub, ongi see, et see põhineb sellel enesekasvatusel, et kuidas ma jõuan selleni, et ma enam ei taha sõrmi panna sahtli vahele. See on lihtsalt vau. Ja minu meelest see nii kannab ja see ongi pedagoogika ja siis saavad lapsed olla vabad ja siis nad saavad võtta seda inimest, sest lapsed ei taha nii väga ainet, nad tahavad inimest, nad kogu aeg vaatavad seda, et kes see täiskasvanu on ja kui see täiskasvanu teeb endaga tööd selles suunas, et ta saaks olla võimalikult ehe ja endaga kooskõlas, siis lastel saab see areneda. Seesama kooskõla saab nendes tekkida. Ma just tahan siia vahele öelda, et me kõik teame, ütleme 90ndate lapsed ja nii, eks ju, siis hakkas see hääbuma, et aineõpetajad hakkasid minema nii-öelda mõistlikumaks ja hakkasid nii-öelda mitte ainult monoloogid, vaid hakkasid dialoogid tekkima lastevanemate ja aineõpetajate vahel, eks ju. Et mina olen veel selle generatsiooni kasvandik, kes kindla peale ma tänase päevani mäletan õpetajad, kes mulle üldse ei meeldinud. Asi ei olnud aines, asi oli õpetajas. Et mulle meeldib endale öelda, et inimesed jälgivad inimesi. Minul olid tohutult hea inglise keele õpetaja. Tõenäoliselt minust on sellepärast nagu keeled on minu tugevus, sest mulle nii meeldisid need. Et võib-olla ka nii öelda, et kui sa ütled, et õpetaja peab kasvama nagu, et kuidas vältida seda olukorda, siis ma täna arvangi, et võib-olla suures plaanis on see juba muutumas, kuid seal on veel mingisugust ruumi, et kuidas sina kirjeldaksid seda nagu tänapäeva õpet, ma lihtsalt tahaks tuua siia paralleeli, et tänapäeva õpe, issand, ma ei tea, mis sõna see veel oli, aga näiteks kui sa kõrvutaksid, ütleme tavalise, ütleme mingi valla keskkooli näiteks ja näiteks siis Waldorf kooli. Kus sina näed, et kõige suuremad need kasvukohad veel on, sõltumata vaatepunktist, kuhu sa ennast asetad, kas õpilase, õpetaja, vanemate suhtes? Ma ei taha tegelikult üldse enda peale võtta seda kõrvutamist. Okay. Aga ma arvan, et see on protsess, et kõik ei pea minema Waldorf kooli, et kui see ei kõneta või ei tunne ära seda, et see on see, et kui minu meelest on nagu kõige parem lapsele see, kui vanemad on selle otsusega rahul,
mis nad on lapse heaks teinud. Kui vanemad ei ole rahul kooliga, Mhm. siis see on lapsele kohutav piin. Et kui nad leiavad, et see valla keskkool ongi nii hea ja nad saavad usaldada seda ja võib-olla nad on ise seal käinud ja ja neil on võib-olla õpetajaid seal tuttavaid ja võib-olla ei ole ja võib-olla nad nagu mõtlevadki või kuidagi tunnevadki, et nad ei oska selle hariduse nagu õpetamisega või sellega midagi peale hakata, et nad väga tahavad ja on nii tänulikud, kui keegi seda aitab või ära teeb ja see on see valla keskkool, kes seda teeb ja nende süda on rahu, siis nende lapsed saavad olla õnnelikud. Aga ma olen näinud oma praktikas nii palju seda, kus vanemad ei ole rahul ja nad otsivad siis oma lapsele seda parimat ja otsivad parimat ja siis on laps 4. klassis ja 6. koolis ja vanematel ikka kripeldab, et äkki ikkagi ei ole parim. Need lapsed on nii suures hädas, nad ei jõua kuskil ära kohaneda, enne kui nad on juba järgmises kohas. Või siis, mis puudutab Waldorf kooli või ma arvan, et see puudutab ka teisi erakoole, et jällegi vanemad otsivad, et ei, et seda peavoolu asja ma ei taha. Et see on mingi paha ja see ei ole üldse in enam tänapäeval. Mhm. Et seda ma ei taha, et ma tahan midagi muud ja siis nad toovad lapse meie kooli ja siis selgub, aga nad ei taha meie kooli, et nad ei otsi meie kooli. Et mida nad siis otsivad? Tegelikult nad otsivad rahulolu vanemana, nad otsivad, et ma tahan olla õnnestunud ema ja õnnestunud isa, aga kool ei saa seda pakkuda. Ja algusaastatel või võib-olla nagu tegime rohkem neid ämbreid ja ei näinud seda nii kergesti ja võtsime võib-olla kergekäeliselt vastu ja siis tahtsime seda nagu pakkuda, mis nad otsivad. Aga tänaseks mina olen aru saanud, et kool ei saa seda anda. Et see rahulolu, mida inimesed otsivad, seda ei leia mitte kuskilt, kui ainult siit enda seest, enda südamest. Ja siis võib käia kõik maailmakoolid läbi. Aga ikkagi, kui siia ei jõua südamesse, siis seda rahulolu ka ei tule. Mhm. Ja see suur otsimine on lihtsalt see, mida nad teevad. Et selles mõttes, mind ei kõneta see kõrvutamise asi, sest mulle tundub, et jutt ei käi sellest. Jaa, mõlemad maailmad suudavad Just, eksisteerida selles just. mõttes ja. Jah. Aga koolist siis rääkides, et räägi natukene lähemalt, et kooli asutamisest, et miks sa otsustasid üldse asutada kool, kas sellepärast, et sa avastasid Waldorfi ja tahtsid pakkuda Waldorfi siis haridust või mis on selle Kas sa saad öelda, mis kool on ka siis sinu asutatud? Jaa, Võrus on Väike Verone kool ja enne seda siis lasteaed, terve pereaed. Ja ma olen olnud tõesti kui suur osa selle asutamise juures, aga kindlasti ei ole mina olnud ainukene. Ma olen olnud lihtsalt väga suur vedur ja see on jällegi minu arust missiooni asi, et ma tagantjärgi jälle tean, et see pidi juhtuma, see pidi saama ja see mingis mõttes võib-olla kujundas mind. Et kui enne oli ka see küsimus, et kuhu jalad on toonud, siis see on kindlasti üks, mis on mind toonud kuhugi. Ja võib-olla ka minu, kui ma ütlesin, et inimesed otsivad nagu südames seda rahu, sest eks mina otsisin ka ju midagi. Ja võib-olla saingi aru, et tegelikult kõik need ettevõtlused ei anna seda, kui seda sees ei ole. Aga suuremas plaanis ma tunnen, et see on olnud minu missioon, et see pidi lihtsalt saama. Ja mul on nii erksalt meeles, ma olin ülikoolis 3. kursusel oli pedagoogikaloeng ja ma järsku teadsin, mul tuli üks sähvatus, et ma teen kooli. See oli nii selge ja see jäigi nii. Ja siis see nagu survestas mind ja ma tahtsin seda teha ja see ei õnnestunud mitmeid kordi ja ma ei olnud tegelikult ise küps, selles oli asi, et miks võib-olla ei tulnud. Aga see energia oli nagu kogu aeg või see teadmine oli, see oli nii suur selline tung ja surve, et see peab ära saama, et selle kooli peab tegema. Ja siis mul sündis esimene laps 18 aastat tagasi ja siis järsku ma taipasin, et lasteaed on enne. Ma polnud kunagi mõelnud, et enne kooli on lasteaed. Ja siis läks fookus hoopis sellele, et lasteaed on vaja ennem teha. Ja siis see lasteaed sai, et ma rääkisin sellest lihtsalt kui palju. Et ma rääkisin, mis mind sütitab, mis mulle meeldib
ja see on nii huvitav, kuidas tagantjärgi siis inimesed 15-20 aastat tagasi minu elust on jõudnud nüüd sellesse kooli või lasteaeda. Ja nad ütlevad, et noh, nad tulid selle peale, mida ma rääkisin nii palju aastaid tagasi. Ma ise enam nii täpselt seda ei mäletanud. Et mulle tundub, et ma nagu külvasin seda infot või või tõin nagu nähtavale seda, et seda on vaja. Ja jällegi on niimoodi, et üksi ei saa mitte midagi teha, kui ei ole õpilasi, kui ei ole vanemaid, kui ei ole õpetajaid, kellel on seesama äratundmine, siis see on riiulikool. Mul ei ole mitte midagi üksi ju selle kooliga peale hakata. Et see ikkagi, ma ütleks, et selleks, et need kool ja lasteaed said tulla, et selleks oli mingi põhjus ja mingi valmisolek. Ja ma kuidagi tunnetasin, et järsku tekkis üks kriitiline mass, mis selle ära lõi. Just nendest nagu inimestest. Ja mul on lasteaia tegemisega see eriti selgelt meeles, et ma mõtlesin, et see lasteaed hakkas ise saama, ise tekkima, mingid ametnikud, mingid load, kõik justkui läks, ma justkui tegin neid asju, aga mulle tundus, et need asjad tegid ennast ise ja mul oli kogu aeg see tunne, et oodake mind ka järgi. Et kuidagi kõik juhtus kiiremini, kui mina jõudsin tegelikult järgi. Seda on mul paar korda elus veel olnud, aga lasteaia tegemisega on see mul kõige eredamalt meeles, kuidas see asi tegi ja ma püüdsin järel püsida, kannul hoida ennast. Lihtsalt kuidagi huvi pärast ka, et sa rääkisid palju inimestele oma siis visioonis, et mis oli siis see võib-olla eripära või kuidas sa tahtsid teistest koolidest siis erineda või lasteaedadest, et mis see nagu suur mõte selle kuidagi või see tung oli sinu jaoks, et mida sina tahad pakkuda? Mulle tundub, et võib-olla ma ei tahtnud erineda, aga ma tahtsin tunda head tunnet. Ma tahtsin tunda seda rahutunnet, et see on hea. Ma olen töötanud ka täiesti tavalises vallakoolis ja näiteks üks asi, üks põhjus, miks ma koolist tulin ära, oli see, et pidi panema hindeid ja minust tekkis nii tohutu sisekonflikt, sest mulle tundus, et ma teen kuritegu. ma ei saa panna hindeid, kui ma näen neid lapsi, ma näen, kust nad tulevad, ma näen nende taustasid ja ma näen, kuidas nad nagu koolis on ja millega nemad tegelikult, mis nende hinge vaevab või mis nende sees tegelikult toimub. Ja siis ma mõtlen, et ma mingi oma 3-de ja 4-dega olen seal ikka nagu mõtlesin, et issand, et seda ei saa teha. Ja siis ma proovisin koolis teha kooli ja ma gümnaasiumis ütlesin õpilastele, et ma ei pane hindeid. Et teeme nii, ma ei öelnud seda juhtkonnale ega kellelegi. Ma teadsin, et ma pidin mingid hinded panema, aga ma mõtlesin, et ma eksperimenteerin, et küll ma kevadel midagi panen, aga et teeme hinneteta. Ja siis ma sain väga selgelt aru, kuidas ei saa teha süsteemi sees. Ehk siis ma ei saa hakata selles süsteemis tegema teistmoodi, sellepärast et selle süsteemi reeglid on teistsugused ja siis ma ei austa seda süsteemi ja seal ei olnud head vastuvõttu. See ajas õpilased hoopis segadusse, sest nad olid harjunud sellega, et nad tulevad ja neile antakse hinne, ükskõik mida nad teevad või ei tee. Aga siis mina nagu rikkusin seda reeglit ja õpilased tegelikult läksid segadusse ja siis ma sain aru, et see ei ole tee. Et tee on see, et ma leian selle, mis teeb mulle hea tunde. Et kuidas saab teha niimoodi, et on hea. Ja siis see lihtsalt sai nagu kasvada, ma sain välja sellest. Kuidas lasteaia või kooli asutamine üldse käib? Üks on juriidiline asutamine ja teine on sisu, mis kannab. Et eks nad käivad käsikäes, aga see dokumentide pool ja see on tegelikult kergem, et tuleb lihtsalt vaadata, mis seaduses kirjas on ja siis seadustega ja kirja panduga on ikka niimoodi, et kuidas see siis vaja nüüd on teha, teeme siis ära, et see ei ole nagu raske iseenesest, see võib olla ebamugav, see võib olla tunduda, et mis bürokraatia see on mõttetu, et seda võib olla, aga see on tehtav, see on nagu tehniline asi tegelikult, aga just see, et sisu oleks, et oleks need õpetajad, kes kannaksid seda kooli ja
ja see tuumik ja need väärtused ja see kultuur, et see on see, millel minule tundub, et pidi laskma või andma aega nagu sündida või tekkida selleks, et see siis ära looks, nagu manifesteeruks ära päriselt. Kas sul oli palju kaasamõtlejaid siis juba, sa mainid, et kõik hakkas ise looma, et kas siis selle najal tuligi juba, et olid juba need kaasamõtlejad, kellega koos seda kõike teha, et või? Ma tundsin, et on palju inimesi, keda kuidagi nagu kõnetab see, kui ma ütlen, et teeks ära. Ja siis oli ka palju inimesi, kes kelle puhul ma sain aru, et nad nagu võib-olla naeruvääristavad või ütlevad, et kuule, et tead, koole pannakse kinni, mitte ei avata, väikses kohas eriti. Seda ka isegi öeldi mulle otse. Ja mingis mõttes see nagu julgustas mind veel. Kõik need tagasisidet, et ma nägin, et on neid, keda kõnetab, aga nad ei tee seda ise ilmaski ära, et see tundub liiga palju. Ja siis nägin neid, kes ütlesid, et see on jama, et sellest ei tule midagi välja, ja see tekitas minus nagu, ma ei tundnud, et see on tõde. Et ma tundsin, et see ei ole niimoodi, et see, kui ta ei tule, siis ta ei tule, aga mind see ei kõnetanud, et see ei tule välja või ei tööta. Ja siis ma lihtsalt julgesin, ma arvan. Mõnes mõttes see nagu ei erine ka tavapärasest nõndanimetatud ettevõtlusest, et see, kes ei näe seda võimalust või seda suurt tahet, kui tal ei ole seda, siis ta nagunii üritab ümber veenda, ja ma olen nagu võib-olla seda podcast'i ka selles mõttes mitu korda igatepidi üritanud morsiks teha justkui seda kontsentratsiooni, et ma ei ole siiamaani saanud aru, miks inimesed seda kipuvad tegema, et kas see on see tunne, et vaata, et sa liiga kaugele ette ära ei lähe või mitte ette ära ei lähe, võib-olla see on ka natukene vale nagu analoog, aga et kuidagi tõlkida ennast kogu ümbritsevale maailmale, et miks ma soovin teha neid asju, mida ma soovin teha, selle asemel, et lasta sellest, et energiat välja, vaata, et sa lased ju tegelikult oma sellest tuumikust, mis sind ajendab, on ju, sa lased ju välja, kui sa pead inimestega laskuma diskussiooni, et miks sa ikkagi teed seda, mida sa teed. Et mõnes mõttes on see on huvitav, sest et mind ka väga kõnetas see lause, et asjad jooksevad minu eest ära justkui, et ma ei jõua isegi järgi, sest kui mingi asi tahab tulla, siis ta tulebki niimoodi, et kõik asjad on õigel ajal õiges kohas justkui. Et õiged inimesed saavad sinuga kontakti ja mingid asjad lahenevad su selja taga niimoodi ära, et sa ei suudagi järge pidada ja juba on tehtud. Ja mina ütlen selle kohta usaldus, et tuleb usaldada, lasta lahti ka enda tahtmisest, et ma tahan. Minu meelest need inimesed, kes kui tahavad väga ettevõtjaks saada, siis põhiprobleem ongi see, et nad nii väga tahavad. Ei pea üldse tahtma nii palju. Võib lasta usaldada ja siis vaadata, et mis siis tuleb ja olla selles voolus ja nagu järgneda või minna siis sellega kaasa. Ja siis näed ja siis tuleb palju rohkem, kui oskasid tahta. Aga lasta sellest lahti, et ma ei pea tahtma ja ma ei pea saavutama ja ma ei pea tõestama ja ma ei pea mitte midagi, aga ma lihtsalt tahan, et mul on see hea õige tunne sees. Et see on see, mida ma olen nagu õppinud järjest rohkem järgima ja aru saanud, et tee tekib ise jalgade alla, kui mina lähen. See on väga tummine lause, mida öelda tegelikult. See on väga selline sügav usalduse koht, Ja. et paned nagu justkui silmad kinni ja sa lihtsalt nagu usaldad, et sul on seal tee. Ja kui ma kõnnin, siis ma alati ei näe seda teed, aga üks hetk ma saan aru, et see ongi tee. Ja see on nii äge. Kuidas sinu isiklik kogemus selleni oli, ma just reflekteerisin mul on siuke märkmik, mida ma pean. Ja siis ma eile just mõtlesin, et uskumatu, et sa küll arvad, et sa justkui liigud kuhugi suunas ja ühel hetkel sa oled kohal ja siis sa ei märka, et sa tegelikult oled liikunud kogu aeg sinna. Et kas seda oskust on võimalik, võib-olla see on nii suur küsimus, mida ma küsin praegu, aga kuidas sa ise oled tähele pannud, et kas sa nagu mingite teadmistega või sisetunde järgi või mille järgi sa oled saanud aru, et jaa, see tee tekibki, kui ma lähen jalge alla?
Selle järgi, kui ma ei ole seda usaldanud, et see tekib, siis ma olen saanud väga haiget. Ma olen noh, suhteid, on olnud halvasti ütlemisi. Ma ei ole hea nagu hästi tundnud ennast. On tulnud võib-olla mingi kibestumus, pettumus, viha, süüdistamist minu poolt, teiste poolt. Ja kui see on läinud väljakannatamatuks, see, et noh, see on nii vale, siis see annabki teada, et oota, kus ma nüüd olen omadega jõudnud. Ja siis on see koht, kus tuleb silmad kinni panna ja lihtsalt lubada juhtuda. Ja siis üks hetk ongi see koht, kus saad jälle silmad lahti teha ja õhk on värske ja et need kohad ikkagi minu meelest, kus ei usalda, viivad meid nagu kriisi ja üksteisega tülli ja endast nagu eemale. Et kui me muutume nagu kinniseks ja selliseks tumedaks ja ei näe võib-olla enda osa hästi, et tundub võib-olla see, et kui tundub, et keegi meid takistab või tundub, et keegi on meie tee peal ees, siis vastus on see, et ise oleme ees enda tee peal. Siis minu meelest tuleb midagi teha ja kuna on mõningaid, mul ei ole väga keerulisi nagu suhteasju või noh, ma pigem ütlen, et mul on nagu mõnus elada ja suhelda, aga mul on olnud mõned küsimärgid mõningate suhete osas või takistuste osas, kus ma mõtlen, et mis asi see on, et see nüüd niimoodi välja tuli, sest ma tahtsin ju head. Ja mulle tundub, et kas mind on kasutatud ära või kuidagi palju sellist nagu pettumust võib-olla on olnud ja kui ma olen selle nüüd läbi töötanud ja lasknud seda ka usaldada või alistunud nagu sellele, siis on hakanud see valgus paistma ja ma olen saanud aru, et teistega ei ole tegelikult mitte midagi pistmist. Et see on see, et ma ise ei usaldanud ennast. Hakkasin nagu ootama või lootma liiga palju teistele ja siis nad pärast võib-olla said süüdi sellest. Ma just hakkasin mõtlema, et tegelikult see on saate alguses siin natuke rääkisime ka, et aga mõnele inimesele meeldib, kui ta saabki teiste inimeste peale loota ja oodata selles mõttes, et mõnes mõttes küll ei tahaks mingisuguseid iseloomujooni panna ettevõtjatele patta, aga võib-olla see ongi see, et teadmatus selle ees, mis saama hakkab, aga teades seda, et sul on tunne sees väga tugev ja see tahab välja loodamist nagu loomist ja tegutsemist ja ka tihti teiste inimeste usaldamist. Et see, mida sa lood, ei ole ainult üksinda, et vahet ei ole, mis ettevõtlust või mis ettevõtmisi sa teed, siis see sõltud 100% sellest, mis väljaspoolt sulle sisse ka peegeldab, et kas selle jaoks on vajadus ja üldse mõistlik tegemine. Ja see, mis sa ütlesid, on huvitav, sest väljaspoolt tegelikult peegeldab ju sisse see, mis seest peegeldab välja. Ja kõige tähtsam küsimus ongi see, et kui on nagu see ummikusse jõudmine, kõige tähtsam küsimus on see, et kuidas mina siia jõudsin, mis mina tegin, sest see, kuidas maailm meile mõjub, on tegelikult meie mõju maailmale. Me näeme seda lihtsalt. Ja kui me oleme seal kohas, kus meile ei meeldi olla, siis on küsimus, et miks see üldse minu elus on? Mis minus sellise olukorra on praegu loonud? Ja see viib sealt ummikust välja. Nii kaua, kui tundub, et keegi on vangivalvur kuskil, kes ei lase mul vabalt elada, siis nii kaua vangla kestab. Jah, et sul on endal see võti tegelikult, vaata, et pane sealt trellide vahelt ja siis keera see lukk lahti, et ei ole hullu midagi. Et tihtilugu ongi, mis ma ise märkan ka, et kõige suurem takistus ongi see, et mitte et ise endasse poleks usaldust, aga jäädakse hästi palju lootma just selle peale, et aga kliendid, see vastutus pannakse endast väljapoole ja ma olen nüüd märkanud, et seal ei ole tegelikult vahet lõppkokkuvõttes, mis väljapoolne sulle, et kui seal on päriselt, kui sina näed, et mõnes mõttes sinu missioonitunnetuse osaks võib ka lugeda seda, et
kui sina avad silmad, et näete, teile võiks ka see kuidagi kasu või toredust või täiuslikkust või lisaväärtust anda elule, ükstapuha, mida sa siis teed. Keegi teine hakkab ka seda nägema ja võib-olla siis hakkabki see asi suuremaks paisuma või ta jääbki täpselt sinnamaani, kuhu sa ise tahad näha, et see liigub. Kas sinu jaoks oli, kui sa asutasid enda kooli, kas sul oli kohe suur missioonitunnetus, et sa soovid, et kõik tahaksid käia seal sinu koolis või sa juba eoses said aru, et see saab olema ainult mingi teatud valitud seltskond justkui? Ma olin küll palju ebaküpsemas kohas kui praegu ja võib-olla ma ei mõelnud niimoodi, et kõik peaksid selle kooli valima, aga mulle meeldis, kui seda valiti. Ja Õnnestumine on ka tore ju. ja minu suurimad komplimendid on olnud need, et kui sellesse kooli on tulnud vanemad oma last tooma ja need vanemad on minu endised õpilased. See on minu, see ma mõtlen, et ma olen nagu tundnud, et ma olen tõesti midagi andnud, sest kui ma mäletan neid koolis ja siis nad on oma lapsega selle kooli ukse taga, teise kooli ukse taga, siis ma saan aru, et nad tegelikult tulevad selle väärtuse järele, mida mina pakkusin. Ja see on minu jaoks parim. Ma ei vaja ühtegi seda aukirja kuskil banketil käia, see üldse ei ole minu teema, aga see on see, mis mind päriselt liigutab, kui ma näen, et nad valisid selle, mida mina pakkusin nendele, kui nemad olid lapsed. See on kuidagi väga, väga hea. Sa oled nüüd väga huvitavas kohas, kus sa oled tegelikult just väljumas sellest, ma saan aru. Kirjelda seda tunnet, et sa tead, et sa lähed ja sa ei tea, kas sa tagasi tuled. Ja elu on tegelikult päris suures muutuses sul praegu sellisel juhul. Mul on mitu aastat see teadmine, et ma pean liikuma edasi ja ma sain kuidagi aru, et ma muutun tegelikult selle kooli takistuseks ja see ei ole õige ja see ei ole aus. Et ma nagu tunnen, et see osa sai ära. Et see on nüüd ära ja ma pean tegema midagi muud. Et ma tundsin, et kui ma ei hakka inimestega tööle, et ma hakkasin nagu tundma füüsiliselt lausa, et mul tuleb mingi väljakutse, et kas ma jään haigeks või mingi jalg pannakse mulle ette kuhugi või et ma sain nii väga aru, et see on nüüd läbi. Ja siis oli, ma tegin läbi mingi lahtilaskmise ikkagi sellega ja kui ma endas olin selle lahtilaskmise või selle lubamise ära teinud, siis juhtus niimoodi, et teised ei olnud. Ja siis nagu teised, et kui sina lähed ära, siis ei ole enam seda kooli. Ja siis ma sain aru, et ma pean ruttu siit ära minema, kui inimesed mind peavad kooliks. Et mina ei ole kool, vaid kool on see, mida teevad need inimesed, kes seal on. See ongi kool, nemad iga päev hoiavad seda ja loovad. Mina olin sünnitoetaja. Kõik. Ja jäin pisut kauemaks pärast sündi. Aga ma arvan, et ülimalt tähtis on ära tunda see, et millal lasta lahti, millal liikuda edasi, et mitte jääda sinna kinni. Minust oleks saanud väga nõme juht, kui ma oleks jäänud kinni. Ma oleks, ma arvan, olnud kibestunud ja öelnud inimestele pahasti, aga see ei oleks olnud nende inimestega kuidagi seotud, vaid see on see sisetunne, et see on nagu see, et ma ei ole endaga kooskõlas, et ma ei kuula ennast ja siis see oleks minu suust nagu mürgiselt lennanud teiste suunas. Ja ma pidin lihtsalt minema järgi siis sellele kutsele. Ja ma tunnengi täna, et mul on nii palju kogemust, ma olen inimestega töötanud nagu täiskasvanutega, lastega, ma olen õppinud nii mõndagi, mul on huvi, ma arvan, et mul on isiksuse omadused selleks, et inimestega töötada. Ma tunnen, et see on nii õige ja mida muud ma siis pean tegema veel, kui siis seda klienditeed nüüd ja ma tunnen ennast hästi ja siis muidugi ma olen nagu natukesega seal koolis, aga ma ei võta seda vastutust, mis ma seal võtsin ja pigem olen ma mentorina ja minu käest tullakse küsima või minu käest tahetakse arutada või mind kutsutakse kuhugi ümarlauda, et ma lähen hea meelega ja
ma enda sees tunnen, et ma olen sellega rahu teinud, aga see oli üks protsess, mis ma küll pidin läbi tegema, et sellest juhtus ikkagi nagu mingi identifitseerumine või samastumine ja see, kui me samastume nagu selle asjaga, mis me teeme, siis me tegelikult enam ei ole ise, siis me ei saa enam seda hästi teha. Et siis see on kõik nii isiklik ja kõik käib nagu enda pihta. ma just tahtsin ja, öelda seda, ja. et hästi selgelt ära eristada seda, mida sa lood ja mis oled sina, et sa oled küll killuke sellest, aga see ei ole killuke sinust, et selles mõttes natukene jätta see endast väljapoole, et minul oli vahepeal hästi suur probleem, et kui inimesed küsisid, mis sa oled siis või mis sa, noh tänapäeva ütleme ausalt, inimesed küsisid, aga mis sa teed? Ja inimesed esimese asjana hakkavad kirjeldama tööst. Vanasti ma märkasin ka, ütleme 5 aastat tagasi, kui ma alustasin, ma töötan muidu kindlustuses, eks ju, et siis kui keegi küsib, mis sa muidu teed? No töötan kindlustuses. Täna ma ütlen, ma teen igast asju, et millest sa teada tahad, mul on nii mitu erinevat tahku, mulle meeldibki see, et jah, ma teen oma ettevõtlusasju ja mul on 7 erinevat ametit ja hobi ja kõike muud, aga ma ei lase seda kunagi endaga seostada või defineerida vähemalt iseendal. Kui teised näevad mind sellest vaatevinklist, mis on ka väga loogiline, sest kui ma olen sinuga, ma ei tea, teen podcast'i, siis sina näed mind võib-olla kui podcasterina, aga ütleme, järgmine inimene näeb kui üldse mingit kolmandat isiksust, eks ju. Kuidas sinul on see tunne olnud, et leida see pidepunkt, see kuidagi enda selgroog, et nagu sa ütledki, ma ei ole kool ja samas jälle sul on ka veel nii palju erinevaid asju, mida sa oled juurde õppinud ja pakub ka ju tegelikult klientidele teenust selle näol, eks ju, et kuidas sa leiad, et see tugipunkt endas üles, et ma ei defineeri nüüd ühe asja järgi ennast? No võib-olla jälle läbi haiget saamiste, et kui hakkab olema see tunne, et ei ole hästi, hakkab mingi kibedus tulema või frustratsioon, et siis see on märk, et ma olen läinud nagu endast kaugele. Et ma olen kuskil mujal. Et oled sa ka tundnud läbipõlemist näiteks? Ikka olen mitu korda tundnud ja see on ka olnud see, et need on need äratused nii-öelda siis. Ja, et ma ei ole endas, et kui mul ei ole hea tunne, siis ma tegelikult ei ole endaga kooskõlas ja see on minu jaoks üks põhiline nagu selline majakas, mida ma vaatan, et kas mul on hea tunne või mul ei ole hea tunne ja siis ma tean ja ma olen lihtsalt jõudnud selleni, et kui mul on halb tunne, siis ma olen millegagi samastunud. Et ma pean nagu jääma vabaks, et võib-olla see on see, et kui see, mis mina teen, kaob ära, kas mina jään alles? On võib-olla see tunne, et ja kui täna ma olen tõesti, ma väga olen vaimustunud sellest, kuhu ma siis täna olen jõudnud ja mis ma teen ja see klientidega töö, et ma saan nagu üks ühele praegu inimestega töötada ja nagu näha neid lähedalt ja nemad avavad ja see on kõik nii ilus, siis kui see kaob ära täna minu elust, et kas mina jään alles. Et see on oluline kriteerium. Mulle meenub praegu üks analoog, mida öeldakse, et hea ettevõtja on see, kui tema läheb puhkusele, siis kas ettevõte töötab edasi või mitte. See on tegelikult sisulise poole pealt täpselt sama. Põhimõtteliselt küll. Kui ma lähen puhkusele ära, et siis kas ta jääb alles või ta ei jää. Jah, ja see on nagu hingelises mõttes, eks ju, et see väljendub selles maailmas siis, aga jah, et kas mina ajatuna olemisena jään siis alles, kui see, mis ma teen, kaob ära. Ja see klammerdumine on ka minu meelest inimestel üks tohutu kannatuste põhjus. Et me klammerdume millessegi, siis meil läheb sassi, me arvame, et me olemegi see ja siis, kui see meie elust hakkab ära kaduma, siis on see tohutu kaotuse valu. Ja tegelikult see on märk sellest, et me juba olime kadunud. Nüüd saab hakata leidma üles. Sa oled olnud tohutul enesearengu teekonnal, mulle tundub, ja tundub, et aina rohkem sa praktiseerid seda läbi selle, et ma näen, et sul on väga palju erinevaid diplomeid, et mida sa kõik ei ole siin jõudnud õppida, täiesti uskumatu, et mul jäid silma NLP ja EFT ja Human Design, et õppisid ka konstellööriks, et
tundub, et see temaatika on sul väga tugevalt sees, et see enda nagu selle mina nagu leidmine ja endaga, et tunda end hästi lõppkokkuvõttes, et nii lihtne see ongi, et kui inimene ongi, võib-olla võtame lihtsalt, et lihtsalt üks inimene, kes ongi tupikus ja ta on klammerdunud kuskile, et kuidas nagu, mida talle soovitada, et sul on nii palju erinevaid praktikaid, et kuidas üldse, mis suunas minna, et mis võib inimest aidata, et kuidas ta võib selle ära tunda? Number 1, peatu, lihtsalt peatu ja pooleks sekundiks, rohkem polegi alustuseks vaja, et üldsegi tulla sellest välja virvarrist ja tulla lihtsalt kohale ja siis sealt hetkest saab hakata minna edasi. Muidugi see vajab toetust, et ma väga naudin ka seda, mis ma teen. Noh, ma ütlen nagu suurema pealkirjaga, et meditatsiooniõpetaja, aga tegelikult see on see, et ma aitan või toetan inimest selles, et ta saaks tulla endasse hästi väikeste hetkede kaupa, sest see on alguses nii keeruline. Mõte tuleb kohe sisse ja halb tunne on ja siis tahaks külmkapist võtta midagi ja see kõik nagu võtab üle ja see on nii õrn teekond, kuidas inimene hakkab järjest julgema siis seda hetke endale lubama. Ja siis sealt hetkest saab edasi minna. Kas selline asi nagu universaalne tõde on üldse olemas? Ma vaatan kõik need praktikad ja asjad, et kas see ainuke, mis mind ennast jääb kõlama praegu ongi see, et see hetk, kui sa saad aru, et mina olen mina. Aga väga paljudel töötab see vastupidi. Näiteks minul kaasa arvatud, et ma olen igasuguseid asju lasknud endale teha. Nii human design'i kui ka astroloogilisi lugemisi ja mida kõike veel. Ja osade inimeste teekond ongi teistpidi. Kaasa arvatud minu oma. Et ma näen kõike, mida ma teha tahan ja ma nii õudselt tahaks selle järgi haarata, sest ma täpselt ei saa aru veel, kes mina olen selle sees. Et mul on nagu just vastupidine kasv teekond selleni, kes ma siis lõpuks olen, sest väga paljud teavad vastupidi, mida nad on. Ja siis tahavad hakata väljapoolt nagu nägema seda ka. Mina olen väljapoolt, üritan nagu sisse saada seda nii-öelda enda keskmesse nii-öelda, et sinu jaoks on universaalne tõde olemas. Selles küsimuses on midagi huvitavat. Tõde, see on see, mis igaüks ise tunneb, et see on. Et tõde on ka see, kus kõik saab kokku. Et ei ole niimoodi, et on õige ja vale või tõde ja mitte tõde, vaid tõde ongi see, kus kõik need vastandid on koos. Ja kui on julgust tõusta kõigist nendest vastanditest kõrgemale ja vaadata, siis see kõik on tõde. Ja siis ongi tõde. Ja see äratundmine, et jah, et võib-olla on tõde jah ütlemine, et ma saan öelda jah ka sellele, mis võib-olla tekitab minus mingit mõtet või tunnet, et oi, et see on paha või hea või et õige või vale või nii ei tehta või kuidas nii sai või et kui ma saan siiski ka sellele ilmingule või nähtusele öelda jah, siis minu arust tõde läheb kohe kui suuremaks. Mingi selline mõte on mul või selle küsimuse peale. Ma saan aru küll, mis sa mõtled, et sel hetkel, kui sa suudad ka nii-öelda ka kaotust vastu võtta, mis tahes see sinu jaoks siis tähendab, et kas enda suhtes pettumust või välise suhtes pettumust või lähebki ettevõttel kehvasti, et ka see on tõde. Ja on küll halvasti praegu, aga kui ma oskan selle vastu võtta ja öelda, et jah, see on õige, et läheb halvasti, siis sealt läheb nagu jälle kergemaks, ma arvan, see edasiminek. Jaa, et kui me ei tunnista, siis me oleme selle küüsis tegelikult. See hoiab meid kinni. Ja. Siis ongi see vangivalvur on seal ukse ees. Ja. Mis sa arvad, kas tänases maailmas suudavad ka saada nii kuidagi materiaalne maailm, nagu on ütleme, raha lugemine, ma ei tea, ettevõtlus, käibed, tuludeklaratsioonid, mingid numbrid, asjad, eks ju, ja ka selline
kuidas ma ütlen, hästi minakeskne või minapildi keskne või kuidas mina selles maailmas manageerin ettevõtjana, kas need võiksid kuskil tänapäeval keskväljakul aga kokku saada või kuidas sa näed, et see asi Mm, suures plaanis on? ma arvan, et see saab inimeses kokku. Et kui me ei näe seda, et kõik on koos ja ei saa aru, et see on erinevatel tasanditel tegelikult kõik need nagu otsivad sellist nagu harmooniat ja ühtsust, et need materiaalne ja vaimne ei ole vastandid, vaid need on üks ja seesama, siis on see minus koos ja siis ma olen vaba. Aga kui ma mõtlen, et materiaalne paha, vaimne hea või vastupidi, vaimne on mingid, kes ei ole maas ja vot kui sa ikkagi mõtled ja asjalik oled, vaat siis sa oled edukas ja keegi, siis see on nii ühekülgne. Aga tegelikult on lihtsalt see, mis on üks, see väljendub teises ja mis on teine, see väljendub ühes, et need on üks ja seesama asi minu meelest. Ja kui need minus saavad kokku, siis ma olen vaba. Mulle hirmsasti meeldib see, kuidas ma ütlen, et ei kriminaliseerita kumbagi poolt. Et ka see inimene, kes istubki Ülemiste sitis siin 8-5, talle sobib see praegu sellisel moel, nagu tal see praegu on ette nähtud. Ja ka mina olen suur kritiseerija olnud tavaliselt vaimlejate, mul on sihuke eraldi nimetus on vaimleja, eks ju. Aga mida ma selle all tihti ka mõtlen, on see inimene, kes kriminaliseeribki vaata seda teist poolt veel. Et hirmus tore oleks, kui omavahel saaksid need kaks maailma kokku, nagu on humanitaar- ja reaalained, eks ju, et kumbki välista üksteist ja kõike on kõige toimimiseks vaja. Ja nad aitavad ka üksteist näha. Et minu jaoks ongi nii huvitav, et ma olen õppinud loodusaineid, et ma teengi nalja, et ma päeval teen keemiat ja õhtul teen alkeemiat. Aga tegelikult on need üks ja seesama. Need on üks ja sama eluilming. Ja ma ei pea tundma seda, et see on mingi lõhestumine, vaid ma näen, et keemias on alkeemia ja alkeemias on keemia. Ma näen, et need on üksteises olemas. Kas ise oled rohkem tulnud siis nii-öelda keemiast alkeemia poole praegu? Kas sa näed, et see võiks ka teistpidi tagasi minna? Muidugi tuleviku ette ennustada on keeruline. Pigem olen ma olnud just see alkeemik. Ma tunnen, et ma olen tegelikult alkeemik. Ja keemia on ilming, mis võimaldab seda siis selles füüsilises või materiaalses maailmas näha. Et see, mis me näeme maailmas ja mis me katsuda saame, see on tagajärg, see ei ole põhjus. See on selles hõredamas tasandis juba enne loodud, juba on olemas. Ja et see üldse ära juhtub, see põhjus on seal juba olemas. Ja näiteks nagu haiguste puhul ka inimesed mõnikord ütlevad, et umbes, et tuli äkitsi, täiesti terve olin ja siis tuli vähk ja täiesti äkitsi. See oli 7 aastat inimese energia väljas juba olemas. See, et see liikus sinna poole ja inimene mõtles endiselt nii edasi, oli selles mustris niimoodi edasi, et see sai materiaalseks, füüsiliseks, füüsiline on kõige tihedam tasand. See sai ära tulla nagu füüsilisele silmale nähtavaks. See ei tähenda, et seda enne ei olnud. Ja ma nii usaldan seda kuidagi, või ma olen nagu kuidagi teadnud seda kogu aeg, et see, mis me näeme, et see on see, mis on tagajärg. Ja pigem ma olengi võib-olla selles suuremas pildis elanud kogu aeg ja samas mingis mõttes nagu võib-olla pidanud ka seda vaimset ja maist siis ikkagi nagu ka samaks asjaks. Võib-olla see on aja jooksul lihtsalt mulle saanud selgemaks, et jah, niimoodi ongi. Aga ma ei saa öelda, et mu teekond on olnud keemikust alkeemikuks. Ma olen lapsena olnud väga intuitiivne. Mul on nii meeles need enne kooliaegsed. Ma ei käinud lasteaias mingi aeg, mul ei olnud kohta ja mul on meeles väga hästi need üksinda kodus olemised, mida ma siis tajusin. Ja nüüd ma saan aru, et ma olen nagu mingis mõttes võib-olla jõudnud sinna tagasi selle nähtamatu maailma nagu arusaamiseni, et kuidas see kõik on ja lihtsalt kui füüsilises midagi ilmneb, siis ma saan öelda, et okei,
et noh, see juba oli niikuinii. Nüüd ma lihtsalt näen seda paremini. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele üldse, ma ei mäleta küsimust. Aga see mingi vist ei omagi enam mõte tähtsust. mul Jaa. nagu läks sinna, et ma lapsena tahtsin saada arstiks, võluriks ja õpetajaks. Ja täna mulle tundub, et ma olen seda kõike. Aga Nii hea kombinatsioon. ja see küsimus hakkaski keemikust Jaa. peale, et ja tegelikult Jah. see saigi nagu väga mõnusalt sellise Jah. vastuse. ja täna mulle tundub, et ma olengi arst, võlur ja õpetaja. nii äge. jah, ja tegelikult kõik on erinevad tahud lihtsalt ühe inimese nagu tervest olemisest, vaata. Jah. Korraks minnes tagasi selle koha juurde, et meil käisid siin sellised märksõnad läbi nagu ülemiste City 9-5 ja läbipõlemine ja meditatsioon ja end hästi tundmine, et materiaalne versus siis vaimne elu. Et noh, kahjuks on igapäevane elu see, et päris paljudel, et ikkagi see stress on nagu üsna kõrge selles virvarris, eriti näiteks Tallinnas me siin näiteks elame, et ma ei tea, kuidas Võrus on võib-olla natukene mahedam see energia, aga kas on meditatsioon, mis sulle tundub, et on see võti, mida võiksid aina rohkem ja rohkem inimesed praktiseerida või mida soovitada kuidagi või kui inimene tuleb sinu nõustamisele ja ta on sellises ärevas keskkonnas igapäevaselt, et kuidas inimene saab enda aidata võib-olla vaikselt? Jaa, ma alustuseks tahan öelda, et stress ei ole Tallinnas ega Võrus, vaid stress on inimese sees. väga hästi öeldud. ja kui inimene selle eest võtab vastutuse, et stress on tema sees, mitte kuskil väljas, siis ta saab võtta ka vastutuse selle eest, et otsustada, et kas ta siis tahab kogu aeg stressis olla või ta tahab midagi muuta. Ja kui ta tahab midagi muuta, siis ta saab hakata vaatama seda, et aga mida ta tahab muuta ja miks ta tahab muuta ja mis oleks tema elus siis teisiti, kui see oleks teistmoodi. Ja kui ta on selle leidnud, siis on palju lihtsam seda kõike teha. Et minu arust ei tööta, võib-olla osade inimeste peal töötavad, aga minu arust üldjuhul ei tööta need sellised programmid, et tee nüüd läbi see väljakutse või tee nüüd läbi see mingi 21 päeva, noh, midagi on ju, et kujunda endal see harjumus. Selles on oma iva, aga kui see sisemine sabotaaž on ka endiselt aktiivne ja inimene tegelikult võib-olla ei soovi stressist loobuda, sest see võib olla tema jaoks midagi, mis aitab tal näha asju, mida ta tegelikult ei taha näha, et siis ta tähelepanu on stressil ja siis ta ei pea tegelema millegagi, mis ta ei taha tegelikult alateadlikult näha, siis mitte miski teda ei aita. Et ikkagi see, et ma võtan vastutuse selle eest, et minul on see seisund, see aitab. Ja sealt tuleb, kellel tuleb meditatsioon ja kellel tuleb midagi muu, aga vastutus enda seisundi eest on, mina arvan, see, mis aitab. Mul võttis tükk aega, ma arvan, et aru saada, mida see vastutus täpselt tähendab, et tihtilugu sa oledki selles rattas nii sees, et sa täpselt ei saagi aru, et aga ma ju teen nii-öelda Ma vastutan oma elu eest. ma ju käin tööl, ma olen ju tubli, et ma ju vastutan, et kas sa või natukene lahti harutada, et mida see siis, mida sina selle all silmas pead? Ma mõtlen seda, et see on see minu seisund, et kui minul on mingisugune seisund, siis ma olen 100% selle seisundi eest vastutav. Isegi kui mulle tundub, et keegi teine on selle tekitanud, siis ma olen selle 100% vastutav ja see on vastutus. Ja kui ma ütlen sellele jah, et mina selle eest vastutan, isegi kui ma ei saa aru, kuidas ma selle eest vastutan, siis see on juba see, kust saab edasi minna. Süüdi ei ole siis tööandja ja süüdi ei ole ema, isa ega minu partner ja lapsed, et nemad ei ole siis süüdi, et paraku ei ole, et neid võib süüdistada ja tülitseda endaga läbi nende, aga lõppkokkuvõttes ikkagi inimene või see hing, siis tarkus jõuab selleni, et see on minu enda looming. Ja mis veel, ma väga palju kasutan oma töös inimestega, et kui on need olukorrad, mis ei meeldi ja suhted, mis teevad valu ja
siis esimene asi on see, et anna endale andeks, et sa oled endale sellise olukorra tekitanud. Jäta kõik muu ära ja lihtsalt ütle nii palju kordi, kui sa tunned, et see läheb kehasse, et ma annan endale andeks, enda sellele osale annan andeks, millega ma selle olukorra endale praegu tekitasin. See on nii vabastav. Ma olen näinud, kuidas inimesed, noh, mul on olnud kliente, kes on tahtnud enesetappu teha või on siit nagu suured teemad ja siis, kui ta lihtsalt hakkab seda andeks andmist siis nagu lubama ja ma lihtsalt olen seal kõrval, ma ei pea mitte midagi tegema, vaid ma lihtsalt tuletan meelde, siis milline vabanemine toimub see keha seest ja siis siis see juba on muutus. Sest kui see pinge on nii suur ja enda suhtes see ebaõnnestumine nii suur, siis me ei saa mitte midagi teha. Kõigepealt me peame selle endale kõik andeks andma ja siis me saame vastutuse võtta või käib see vastutus ennem ja siis andeks andmine, ma ei tea täpselt, mis järjekorras nad on. Aga igal juhul see on see, mis on üks uks, kust saab hakata liikuma. See on ka selline, et mulle tundub tänapäeva inimene väga või ma ei tea, üldse inimesed, et neile meeldib ikkagi tunda kontrolli. Et justkui selline, nagu me rääkisime täna väga palju usaldusest, et see teekond nagu ise tekib, et lahti lasta sellest, paljudele võib see tunduda nii võõras, et nad ei ole kunagi seda nagu tundnudki, mida see üldse tähendab, et kuidas see elu võib üldse eksisteerida seal nii-öelda justkui teisel pool. Aga seda ka ei saa forsseerida. Ei Vaata, saa, see ongi ei see saagi. teema, et inimesed kuidagi alati mõtlevad, et see inimeseks olemise või see ükstapuha, mis rollis, mis tahes elu küsimuses, eks ju. Sa ei saa mitte midagi sundida. Kui ta ei taha tulla, siis ongi seesama, et see tee tekib sinna jalga alla, kui ta on õige hetk, vaata. Aga see inimeseks olemise teema mind hullult kõnetas see, mis sa rääkisid stressist. Et see värv, mis mulle tundub kollane, võib sinu jaoks olla hele lilla või vastupidi, et minule on hästi tihti iseloomustatud seda, et kuidas sa juba stressis ei ole, et võta rahulikumalt. Aga saad aru, mina ju soovin ja mina ei näe, ma iseloomustan oma eluseisundit praegu stressirohkena, sest ma olen ise loonud selle elu enda ümber, see on täielik ju minu looming. Ja mulle nii meeldib ja ma kaifin, eks ole, loomulikult vahepeal jookseb ka kuskil laine pea peale kokku, et appi kõik asjad tahavad ühte päeva sattuda näiteks. Ma ei ütle, et see ei ole ebaloomulik, aga lihtsalt see inimeseks olemine, ka see tippjuht kuskil, kes teenibki, ma ei tea, 10,000 miljoneid kuus või päevas. Temal on ka need samad olmeprobleemid, mis on meil. Et seal ei ole teistmoodi neid, keegi teine ei ole teistmoodi ehitatud. Ja see ei ole ka asi, mis valmis saab. Et minul on alatasa midagi, mis ma jälle avastan, et ma olin siia takerdunud ja mul ei olnud varem sellest aimugi. Aga elu ikkagi tuleb kuidagi seda ütlema kogu aeg, et miski asi ei õnnestu või kurvastab miski ja ei saa nagu sellest välja. Ja siis saab alati vaadata, et mis see siis on. Ja vahel ongi nagu nii pime olla, sest ei tea täpselt, millest peaks lahti laskma. Või mis see on, mida siis andestada endale või siis, aga ikkagi saab nagu olla selles hetkes ja võtta siis see, mis on, et kas või see kurbus, mis minu sees on, et kas või siis seda lihtsalt aktsepteerida, et jah, see praegu niimoodi on ja mõne aja pärast see vastus tuleb, et mis see oli, et millest siis nüüd veel lahti lasta, et see on kogu aeg teekond, et me oleme valmis, ma ei tea, See ju ei ole olemas vist, mida see üldse tähendab. kusagilt ma just lugesin ka, et siis saab kõik tehtud, kui kõik on tehtud. Et nii. siis ongi kõik tehtud, aga tõenäoliselt siis sa seda mindset maailma enam nagu siis ei koge. Et siis ongi kõik tehtud. Et aga ma tahtsin öelda, et mulle tundub, et sündmustest ette ruttamine on üks märksõna, mida võib-olla tihti me unustame ära, kui me oleme mingisuguses tegemises, mis tahes tegemises siis. Aga mingil määral meil ikkagi on see suur soov ju näha ette tulevikku või vähemalt tekitada omale see teadmine, et ma kontrollin ees olevaid sündmusi, mingisugust sündmuste jada vähemastigi. Kui sa annaks inimestele, eriti noortele, kuna sa oled õpetaja, eks ju, mingi
kas või mingisuguse meeldetuletuse või mingi mõtte kaasa, kuidas hakata valima näiteks enda elu. Sest meil on klassikaliselt, eks ju, et sa lõpetad kooli ja siis hakkad mõtlema, kus sa ülikooli tahad minna. Mis on see üks asi, mis see võib-olla, mitte üks, see ei pea üks olema, aga mingi mõte, mis jääks neid saatma. Mhm. Ma mõtlen, mul on enda poeg 18. Nii hea kohe võrdluseks tuua. et mis ma ütleks temale. Et võib-olla ütleks ma seda kõigile noortele. Et ma tahan ikkagi öelda seda, et lihtsalt proovige, et ei pea ära viskama kõike, mis ei tundu kohe atraktiivne või mis tundub liiga raske või kättesaamatu. Et tasub olla julge ja lihtsalt proovida ja siis vaadata, mis saab. Kas siis sa mõtled selle all, et kui sa midagi alustad, et siis just seesama on nagu ilusti võtab ringi kokku, et teha see läbi, et saada aru, et see ei ole see, mida sa tegelikult teha tahad. Näiteks ja mitte hambad ristis ei pea midagi tegema, aga ei pea ka väga kergekäeliselt nagu võtma seda sihitut olekut, et ma ei tea, mis ma tahan või kus ma tahan või tahan palju raha ja vanemad ei anna ja kust saab ja äkki Austraaliast saab ja võib-olla saabki ja siis võib seda ju teha. Aga võib natukene rohkem usaldada seda, et vaadata, et mis siis saab, kui mina jään paigale ja luban elul juhtuda, et mis siis tuleb. Et kui ma lähen võib-olla läbi mingist ebamugavusest ja siis ma saan teada, muidu ei saa teada. Et kõige jaoks siin maailmas on ruumi nii keemikuteks kui alkeemikuteks. Kindlasti. Aga suur tänu sulle, Pille, et sa tulid ja sult tuli nii palju tarkust ja nii palju sellist elutervet mõtteid, et meie kuulajad, ma arvan, nagu nii palju kuidagi, et ma ei tea, minul on küll selline tunne, nagu süda on täis praegu pärast meie jutu ajamist. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Pille, ja selline rahu, et kõige jaoks on, mind jääb kandma see, et tee ilmub mulle siis, kui ma liigun, eks ju. Ja aitäh kutsumast. Suured tänud ja edu siis uuel ametil või kuidas öeldakse siis? Teekonnal, just. Usaldame siis seda tee ilmumist. Aitäh sulle, Pille. Aitäh.